Nii, miks siin tõi välja, et e-kanalit peetakse heaks sellise levinud arvamuse poolest, aga kas see e-kanal on tõepoolest ka parem kui otsepost? Et see ei ole nüüd selline küsimus, mille üle ainult meie siin Eestis pead vaevame, vaid tegelikult ka laias maailmas on seda uuritud. Ja üks selline hea uuring selle teemal pärineb Kanadast, kus siis kõrvutati erinevaid otseposti formaate, erinevate digitaalsete reklaamide formaatidega, sealhulgas siis näiteks e-kirjadel saadetav reklaam. Ja selles mõttes väga hea uuring, et siin lihtsalt ei küsitud inimeste arvamust, vaid mõõdeti ka nende ajureaktsiooni, mõõdeti nende pilgu liikumist, ehk siis kaasati ka neuroturundus sellesse uuringusse. Ja mida nad tulemuste põhjal järeldasid, et otseposti mõistetakse paremini ja kiiremini. See on meie jaoks loomulikum formaat, me suudame seda läbi töötada kiiremini. Samuti otsepost on meeldejäävam ja palju paremini mäletati ka seda brändi, mida seal reklaamiti. Ja mitte ainult natukene rohkem, vaid peaaegu 2 korda rohkem. Ja otsepost osutus ka veenvamaks. Koostöös siis Tartu Ülikooliga testisime konkreetseid otsepostilehti. Valisime välja sellise, nii-öelda nagu me ise seda kutsusime, kopsakama esmaspäevase postkasti sisu. Võtsime 10 lehte ja testisime siis neid ja mitte ainult küsides inimeste arvamusi, vaid kaasates siis neuroturunduslikke meetodeid ehk siis mõõtes näomiimika abil nende inimeste emotsioone ja samuti pilgu liikumist jälgides. Ja mida me siis tegime? Testisime läbi kõikide nende otsepostilehtede esikaaned, ehk siis kuivõrd nad tekitasid positiivset emotsiooni inimestes, mida esilehtedel märgati. Siis palusime reklaamlehed järjestada, lähtuvalt siis sellest, mida sooviti sirvida rohkem ja mida vähem. Ja seejärel siis sai sirvida 3 enim meeldinud lehte. Ehk siis me saime lehe sirvimise ajal ka vaadata seda, mida inimesed seal lehes tegelikult märkavad. Ja samuti mõõtsime ka lehekülgede vaatamise aega, kui kaua nad mingisugustel lehtedel keskmiselt viibisid. Ja loomulikult ei puudunud ka inimeste enda hinnangud ja jutt sellest, et kuidas nad tavaliselt otsepostiga käituvad. Aga milleks me sellest üldse nii palju räägime, kui on laialt levinud arvamus, et otsepost visatakse kohe prügikasti ja keegi seda ju ei vaatagi. Uurisime ka testis osalenutelt, et kuidas nad otsepostiga tavaliselt käituvad, kui see neile postkasti tuleb. Siis oli tegelikult vaid 5% neid, kes ütlesid, et nad tõesti viskavad selle ära. Ja sellest enam oli neid, kes ütlesid, et nad sirvivad absoluutselt kõik läbi. Ja pisut alla poole siis ka neid, kes vaatavad vähemalt osaliselt. Millest see osaline vaatamine siis sõltub? Üsna ootuspäraselt poe asukohast. Kui mul ei ole võimalik sellesse poodi sattuda, siis ma seda lehte tõenäoliselt ei sirvi. Või näiteks, kui mul ei ole hetkel vajadust millegi järele kusagilt ehituspoes, siis ma seda ehituspoe lehte võib-olla ka ei sirvi. Ehk siis, kui mul ei ole vajadust, siis ka mitte. Aga sirvima meelitab siis ikkagi see, kui on tegu millegi uue ja huvitavaga, kui on atraktiivne esikaas või mingisugused huvitavad tooted esilehel. See on nüüd see, mida siis tarbijad ise ütlesid. Hästi, et otsepostilehti vaadatakse, aga neid tuleb korraga üpris palju. Kas sealt ka midagi reaalselt meelde jääb? Uurisime ka seda, ehk siis kui inimesed olid lõpetanud lehtede sirvimise, siis küsisime, et kas te suudate nimetada mingisugust konkreetset pakkumist nendest otsepostilehtedest. Ja me ei öelnud seda ülesannet neile ette, nad ei teadnud, et me seda küsime. Ja tegelikult ikkagi vähemalt 3/4 oskas nimetada konkreetset pakkumist. Me palusime sellega nimetada, ehk siis nad tõesti teadsid. Aga see oli konkreetselt poe juures. Kui me uurisime inimestelt üldisemalt, et kas ja kuivõrd nad otsepostilehtede ajendil tegutsevad, siis jällegi oli veerand selliseid, kes ütlesid, et ei, selle ajendil nad ei tegutse. Ja samas üle poole neid, kes ikkagi vähemasti aeg-ajalt otseposti ajendil kusagile poodi satuvad või mingisuguse poe valiku teevad. Ja millised on siis need tooted, mis ajendavad poodi minema? Eelkõige mainiti sooduspakkumisi kallimatele toodetele. Aga number 1 oli see lõhe. Ma arvan, et kõik, kes on jaekaupmehed ja toidukaupadega tegelevad, siis teavad, et see lõhe toimib. Ja kui me vaatame siia juurde ka pilgutesti tulemust
Ehk siis heledad alad on need, mida inimesed reaalselt vaatasid või kuhu tähelepanu keskendus, siis see lõhe särab ka sealt väga ideaalselt vastu. See toimib väga hästi. Aga lisaks sellele mainiti ka selliseid kategooriaid nagu kodukeemia, kohv, alkohol, aga näiteks ka puuviljad. Nii, aga esigaas, et nagu inimesed ütlesid ka teadlikult, et neid meelitab lehte sirvima see, kui esigaas on atraktiivne või on millegi uue ja huvitavaga tegu, siis meie test ka näitas seda, et ikkagi esigaas mõjutab päris palju seda, kas lehte sirvitakse või mitte. Ehk siis need esikaaned, mis tekitasid vaatajates rohkem positiivset emotsiooni, need olid ka need, mida paigutati pingereas ettepoole, ehk siis mida tõesti taheti sirvida. Aga mida me veel sellest emotsioonitestist teada saime, mis siis toimib esikaante puhul hästi? Positiivsus oli kõrgem nende otsepostilehtede puhul, kus anti mõni lubadus või kasutati ilustavaid omadussõnu. Ehk siis tõepoolest need igasugused loosungid ja garantiid ja soodsuse argumendid, need toimisid päris hästi. Toimis hästi tuntud kaubamärk, aga üks võib-olla olulisemaid oli ikkagi see eristumine. Kui leht suutis eristuda teistest, siis tekitas rohkem positiivsust inimestes. Ja siin all on siis need otsepostilehed, need ei ole nüüd järjekorras, et esimene on kõige parem ja viimane on kõige halvem ja ma teile seda pingerivi kindlasti ka välja siin ei too. Küll aga ma tahaks tuua välja selle kõige parema näite antud valikust, et loomulikult erinevatel jaekaupmeestel on need lehed erinevate kujundustega ja kampaaniad on erinevad, aga sellest valikust osutus kõige paremaks Selveri laadapäevad. Ja siin võib ju vaielda, et lihtsalt laadapäevad on juba selline fenomen omaette, et on hästi töötav pikka aega olnud ja tarbijate seas armastatud kampaania. Kuid kui me tegelikult vaatame seda lehte, siis me näeme selgelt, et see eristub. See on selline leht, kus ei ole põhimõtteliselt mitte ühtegi pakkumist erinevalt teistest lehtedest ja samamoodi sellise animatsiooniga lisatakse seda emotsiooni ka juurde. Selles mõttes olete õigel teel, et rohkem ei ole enamasti uhkem. Et me võime panna rohkem pakkumisi ühele lehele, aga see tähendab seda, et mingit osa inimesed siiski ei näe. Ehk siis osa pakkumisi oleks seal nagu peaaegu et asjata. Samas, kui pakkumisi on lehel vähem, siis nähakse kõiki, lihtsalt nendel pakkumistel, mis pakuvad rohkem huvi, püsitakse siis kauem või loetakse neid siis põhjalikumalt. Kuidas on see vaatamise muster siis, kui lehel on palju tooteid või rohkem tooteid? Uurisime ka seda. Siin eile ühe inimesega vesteldes saime kohe vastuseks, et mida need inimesed siis loomulikult nad vaatavad seda ülemist vasakpoolset nurka kõige rohkem. Et jah, tõepoolest see on õige, et ülemine vasakpoolne nurk toimib väga hästi, aga toimivad üldiselt hästi ka vasakpoolsed küljed. Ehk siis, kui me siin vaatame, siis isegi kui tegu on paaris lehega, siis mõlema lehe vasakpoolsed küljed saavad rohkem tähelepanu. Samas kui parempoolsed küljed mõlemal lehel mitte nii väga ja eriti parem alumine nurk on selline üsna surnud piirkond, kuhu tähelepanu tihtilugu ei jõua. Veel nähakse rohkem ülemisi ridu. Vaadatakse ülemisi ridu rohkem, pikemalt, seal vaadatakse läbi rohkem pakkumisi, kui jõutakse allapoole, siis järjest vähemad pakkumised saavad tähelepanu. Ehk siis selline natukene nagu F-mustrit meenutav lugemine. Ja ka tootepakkumiste suurused, ehk siis kui lehel on erineva suurusega pakkumisi, siis saavad rohkem tähelepanu need suuremad ja röövivad tähelepanu siis ka nendelt väiksematelt pakkumistelt. Ja eriti sel juhul, kui need suuremad pakkumised on pandud ülemistesse nurkadesse. Okei, siin on päris palju tuli ikkagi erinevaid arvamusi. Vaatame siis, kuidas olukord on. Siin on nüüd jällegi see pilgu jälgimistesti tulemus, ehk siis need heledad kohad olid need, mida vaadati. Enamasti vaadatakse ennekõike tooteid. Me ei näe siin väga palju hindu nähtaval olevat, pigem on need tooted. Ehk siis muster on selline, et kõigepealt vaatan tooteid, kui miski tõesti huvi pakub, siis vaatan ka hinda. Näiteks nagu seal üleval nurgas on hea näide sellest, et kuidas on jõutud ka hinnani oma vaatamises.
aga see ei ole tegelikult alati nii, et olid paar otsepostilehte sellised, kus me nägime selgelt, et inimesed märkavad väga palju hindu. Ja selle esimese lehe puhul te kindlasti tunnete ära selle Bauhausi lehe, et see oli leht, kus väga palju said tähelepanu just hinnad ja mitte niivõrd tooted. Ja samas seal kõrval on siis toodud ka Prisma leht, kus siis valgel taustal rasvases kirjas toodud hinnad tõmbasid samuti üpriski palju tähelepanu. Olgu, aga tegelikult meil on täitsa tõestus olemas, sest me mõõtsime ka lehekülgede vaatamise aega. Ehk siis kõikide lehtede peale kokku, kui palju siis keskmiselt veedeti aega näiteks teisel, kolmandal lehel, neljandal, viiendal lehel ja nii edasi. Ja siin graafikul on siis keskmine tulemus ära toodud. Ehk siis me näeme väga selgelt seda, et teisel ja kolmandal leheküljel veedetakse kõige kauem aega, seal on tähelepanu tipus. See tähendab seda, et kui te tahate tõesti panna palju pakkumisi ühele lehele, siis on teine ja kolmas leht just see õige koht, kuhu need panna. Sest pärast seda, nagu siin näha on, siis see tähelepanu kukub üpriski kolinal ja kas pärast 8. 9. lehte inimesed enam viitsivad vaadata, tundub, et mitte enam nii väga, et kas on mõtet üldse sellest mahust pikemat lehte teha. Küll aga ma tahaksin tuua võrdluse toidukaupluste ja ehituskaupluste vahel, sest siin oli muster mõnevõrra erinev. Toidukaupluste puhul, siin see katkendlik joon on nüüd keskmine ja peal on siis erinevate jaekettide tulemused. Siis toidukaupluste jaekettide puhul me näeme ikkagi seda, et see tähelepanu tõesti kukub seal pärast 8. 9. lehekülge ja võib-olla ei ole mõistlik seda lehte pikemaks venitada. Küll aga, kui me vaatame ehituskaupluste lehti, siis siin on näha, et vaatamise aeg kõigub päris palju. Ehk siis ka hilisematel lehekülgedel inimesed keskenduvad oma tähelepanu kohati rohkem. Tähelepanu on küll haripunktis ikkagi alguses, kuid ka hiljem on siis sellised haripunktid näha. Ja selle tingib ilmselt see, et ehituskaupluste otsepostilehtedes on pakkumised väga hästi kategoriseeritud. Ma lappangi seda niimoodi, et ma vaatangi ainult neid kategooriaid, mis mulle huvi pakuvad ja teistest lihtsalt lähen üle. Ja seetõttu oligi, et mehed näiteks vaatasid soojapuhureid seal pikemalt, vaatasid LED-lampe seal pikemalt, naised jälle taimi näiteks. Aga mida sellest kõigest siis kaasa võtta, mis me siin täna rääkisime? Üks asi loomulikult on see, et oma lehte tuleb ka ikkagi testida, et selle üldise teadmise põhjal ilmselt väga kaugele ei purjeta.